tere, armas teekaaslane, minu nimi Stella Shakti ja suur aitäh sulle seda videot vaatamast. Täna tuleb sulle algallikalt väga lihtne ja konkreetne sõnum. Võit on vältimatu. Küsimus on selles, kui palju sa sellele vastu võitled enda sees. Kas sinus on vastupanu sellele, et võiks olukord tõesti päriselt ja reaalselt ja ka 3D reaalsuses välja mängida nii, et see ei ole enam kaotuse tunne, vaid see on võidutunne, mis sinusse tuleb. Siin on selline kahtlev meel, mis on tahtnud otsida vigu ja võimalikkust, kuidas asjad võivad veel ikkagi valesti minna ja kuidas ikkagi võiksid asjad nagu jõuda katastroofi ääre peale, aga elu ütleb, et see tsükkel on nüüd sinu jaoks läbi saanud. Tegelikult see, mida sa praegu koged, ongi juba uue tsükli algus, aga lihtsalt see traumaatiline mälu sinu kehas ei ole lasknud näha, kuidas tegelikult su elu on juba kõik täielikult transformeerunud ja muutunud. Võib-olla mingi üks detail või üks eluvaldkond, kus sa tunned, et aga ju veel ei ole seda tulemust, mida ma olen oodanud. Ja siinkohal on siis algallikal sulle teadaanne, et see, kui kohe ei ole asjad nii, nagu sa oled seda soovinud ja tahtnud, tähendab seda, et asjad lähevad veel palju paremini, kui sa oled seda algselt mõelnud. Võib-olla sul on näiteks mingi teema tööasjadega seoses ja sa oled mõelnud, et ei ole ju mul veel tööalaselt sellist edu, nagu ma oleksin oodanud. Aga küsimus ei ole selles, missugused on tulemused, vaid mis on lähtepunkt. Ja sa oled juba enda valgusega kontaktis, sa oled enda tõega kontaktis ja see on võluvõti, see on sinu võidupilet, läbi mille sa saad absoluutselt kõik enda eluvaldkonnad tõsta tõe sagedusele, elades tõe sagedusel praegusel ajastul. On küll võimalik, et meil on vaja justkui 2 erineva maailma vahel žongleerida, sest kõik inimesed ei ole veel selles kohas, aga sul on suurepärane elukogemus, sul on sinu mineviku tarkus, sinu elutarkus, mis sind toetab ja aitab näha, kus kohas inimesed asuvad, aitab näha, mis on see panus, mida sina saad nüüd anda teistele, sellist ja sellisel moel, et ka nemad saaksid tulla välja oma vanadest kaitserüüdest, oma vanadest elule vastu võitlemistest. Sinu käes on imeline valgus, mida sa saad maailmaga jagada. See on sinu enda tõde ja vastutus sinu enda õnne eest. Ja seda ei saa sinult mitte keegi ära võtta. Sa oled juba sellesse kohta jõudnud. Ja selles kohas viibides võib olla tunne, et mul on vaja nii palju selgitada või mul on vaja nii palju panustada selleks, et see kogemus saaks tõesti õitsengusse jõuda. Aga tead, sa ei ole sellel teekonnal üksi, olles ühenduses oma südamega, oma tõega ja väljendades oma südame tarkust, see küpsus, mis sinust välja voolab, see elutarkus, mida sa oled juba praeguseks endas üles leidnud, mida sa oled hakanud juba ka kasutama enda kõrgemaks hüvanguks. Seesama lõpmatu, suur, võimas, väekas intellekt, armastuse energia, mis on loonud kogu selle reaalsuse, mida meie teame reaalsusena, kõik need planeedid, tähesüsteemid, kuu, päike, metsad, jõed, järved, kõik see imelisus on loodud selle sama intellekti poolt, mis nüüd sind läbi sinu südame juhatab. Jah, sellel teekonnal on vaja kannatlikkust ja oskust samm-sammult asju seada ja on ka vaja teadlikku meelt, et kui tulevad üles need hirmukohad, tulevad üles need vanamoodi mõtlemised, siis sul on ju suurepärane võime eristada, et see on minu vana mina. Nüüd ma olen enda uues väes, ma olen enda uues otseühenduses algallikaga. Ja selles otseühenduses olles, kõik, mida sa väljendad sõnaliselt, kõik, mida sa ütled, ma annan vabaks hirmud, ma annan vabaks vastuseisu, ma annan vabaks enda
mineviku mina samastumised, ma annan vabaks oma traumateadvused. Ükskõik, mis üles kerkib, sa annad selle vabaks, siis on sinus ka oskus imelisel moel kõik alkeemikuna ümber transformeerida ennast toetavaks ja väestavaks energiaks. See teekond nõuab meilt oskust tähele panna, mis on meie vajadused, soovid, selged piirid, alla mille me ei lepi. Aga tänu sellele elutarkusele, mida sa oled saanud, tänu millele sa oled tõusnud edu ja rõõmuvoo sagedusele, kõik need kogemused, mis sul aitasid tõusta, kõik need madalamad kohad, kõik need orukohad, kus sa valisid ikka jälle fööniksina tõusta, kõik need kohad on sulle õpetanud väga selgelt midagi, kuhu ma enam ei lähe, mis lugusid ma endas enam ei toida, missuguste energiatega ma rohkem ei lähe semmima, missuguseid energiat ma rohkem ei lõbusta enda sees. Et see selge piiride seadmine on sinu väga suur trump ja sa oled saanud nendest piiridest aru, sest varasemalt on need piirid olnud ületatud. Sa oled astumas praegu täiesti uude ajajärku ja see uus ajajärk on niivõrd võimsalt algallika poolt juhatatud ja pühitsetud, et ükskõik kuhu tormilainetesse sa avastad, et sa oled astunud, sul on alati olemas armastav juhatus järgmiseks sammuks ja see on küllusteadvuse üks esimene vundamendi blokke. Mitte see, et mul on palju raha või et mul on väga palju varandust, vaid see, et ükskõik kuhu elu on mind saatnud, ma olen tulnud võitjana välja. Ja see on küllusteadvus, mida ei ole isegi paljudel multimiljonäridel. Aga sina saad enda kõik aspektid tuua täielikus teadlikkuses, mäletamisesse. Sul ei ole vaja karta, millestki ilma jääda, sest et iga kogemus, mis elu on sult võtnud, on toonud sulle midagi palju paremat või on seda parasjagu toomas. Et see, et sa oskad hoida oma südame avatuna, et sa jagad südamest, et sa elad südamest, et sa elad täiel rinnal, et sa naudid oma elu, et sa naudid seda voogu, kus sa oled, on niivõrd suur kingitus mitte ainult sinu jaoks, vaid kõikide sinu ümbritsevate jaoks. See on võidukogemus absoluutselt igas eluvaldkonnas, mida sina oled tulnud siin maailmale näitama. Sa oled tulnud pimedast kohast, sa oled tulnud kohast, kus tundus, et õnn on kõikide teiste jaoks, aga mitte sinu jaoks. Ja nüüd sa tunned, et sa ei karda enam seda tulisust, mida elu võib tuua, sest sa tead, kuidas tasakaalustada. Sa ei karda enam tõde, sest sa tead, et tõde ei purusta seda, mis on tegelikult sulle kuuluv või mis on sinu hüvanguks. Tõde vabastab ja tõde toob alati nähtavale selle, mida meil on vaja parasjagu näha ja sa oled väga hästi ühenduses enda sisemise tõega, sina, kes seda videot vaatad, muidu sa ei oleks praeguse hetkeni vaadanud, sinu vastuseis oleks muidu selle video ammu kinni pannud. Sa oled õppinud ära midagi väga-väga vajalikku, selle, et kui midagi ei sobi, me võime olukordi muuta või minema kõndida. Me ei pea jääma oma meeletasandi ohvriks, kes ütleb, et ma teen asju teiste jaoks või teiste pärast ja samas olen ennast ära unustanud. Sa oled aru saanud, et see, kes on sind tagasi hoidnud, on olnud sinu enda kahtlev meel. Sinu enda puudusteadvuse mõtted on need, mis on varasemalt loonud kogemuse, justkui ei oleks võidukogemus võimalik. Ja nüüd sa oled sellest kogemusest välja astunud või astumas, sest sa oled aru saanud, et sina ja universum olete üks. Õnnitlen sind, see on väga suur meisterlikkus. See on väga suur pühitsus, mida sa läbi enda elu oled toonud nii endale kui ka teistele ja selle eest toob elu sulle väga palju kingitusi, väga palju loovideid, väga palju sellist loomingut, mida sa päriselt armastad luua. See, kuidas sa saad sellele voole veelgi rohkem kaasa aidata, on olla tänulik igale õppetunnile, mis sai õpitud, igale kogemusele, mis leidis lahenduse. Igale sündmusele, mis tundus võimatu ja mingil imekombel
lõpuks ikkagi lahenes. Et selline armastusega oma elule tagasi vaatamine ei pea sind muutma härdameelseks ja nõretavaks, vaid see kingib sulle väe jääda veelgi julgemalt enda tõesse selgelt, kainelt, üle dramatiseerimata ja ka üle forsseerimata ükskõik missugust emotsiooni, hea või halb, vaid sa näed selgelt, kainelt, mõnes mõttes nagu lumekuninganna. Liigsete emotsioonideta oskad sa väljendada oma seisukohti ja tuua suure valgustatuse kõikidesse olukordadesse, kõikidele asjasse puutuvatele. Oluline on sellel teekonnal tähele panna, et sa ei võtaks liiga palju koormat teiste kogemuste eest, sest et siin ohuks võib olla see, et kui me näeme selgelt ja meil on suur teadlikkus, siis võib esimene hetk tunduda, et ma peaksin minema kõiki ära päästma või kõikidele kõike rääkima või kõiki aitama korraga, aga see ei ole see teekond, see on see teekond, et sina tõused, sina lähed muudkui oma ülestõusmisprotsessis edasi. 11.11, kui seda ütlesin, oli kellal. Et see, mida sa praegusel hetkel oled tegemas, on edasi liikumine. Kõik need kohad, kus oled võtnud liiga palju koormat, liiga palju vastutust, see tsükkel sai läbi. Ja võimalik, et siin on vaja teha enda sees ka mõningane analüüs ja valikute koht ja otsustamiste koht. Aga nüüd tulevad su otsused otse südamest. Need tulevad otse algallikast, suure teadlikkusega, et igaühel on vaja oma teekond ise käia, oma õppetunnid ise saada. See vastutus enda elu kvaliteedi eest ei tähenda seda, et ma pean kõik teised ümberringi korda tegema, et mul hea oleks, vaid seda, et ma oskan ise hoida oma energiat, ma oskan ise suunata oma tähelepanu, ma oskan suunata oma fookust sellele, mida ma tegelikult soovin ja ma oskan ka ümber transformeerida need energiat, need mustrid, mis ei ole minu ja meie kõrgeimaks hüvanguks. Sa oskaid energiaid transformeerida, sest energiat ei saa hävitada ega tekitada, aga me saame olemasolevat ümber transformeerida. Mida mina armastan teha, on võtta päevik ja kirjutada ühele lehepoolele, mida ma annan elus vabaks ja teisele poolele, mida ma valin võimendada. Ja ma teen seda protsessi peaaegu iga päev. Energiate transformeerimine on püha alkeemiku teekond ja seda alkeemiat oled sa ilmselt õppinud tegema. Mis iganes viisil sa seda teed, jätka seda, sest et see transformatsioon aitab sinu vanal, mitte minal täielikult ümber kujundatud saada. Et see, kellega sa oled ennast harjunud samastama, see roll, see muster on nagunii tegelikult juba läbi, sest et see oli minevikus, eks ole, me praegu elame ju praeguses hetkes. Et see, kuhu sinul on vaja tähelepanu tuua, on õnnelik pereelu, õnnelik kodu, õnnelik keskkond, rõõmus, ilus, toidetud, täidetud, hoitud ja tulles ise seesugusesse energiasse, et see on sinu jaoks juba kohal, isegi kui teised selles energias veel ei ole, sa oled majakaks kõikide ümbritsevate jaoks, oled kannatlik teistega. Et see ümberkujundamine, oma teadvuse tasandi tõstmine nõuab nii mõnedki inimeselt väga palju rohkem puhkust ja lõdvestust, kui see võib-olla meie jaoks vajalik oli. Et näiteks minu arvates naised lähevad väga palju kiiremini edasi oma energeetilises seadistuses, et mehed vajavad selle jaoks palju suuremat sellist pausi võtmist ja rahunemist, sest et mehed hästi tahavad naistele meeldida ja siis tehakse väga palju asju, mis võib-olla on rohkem mõistuse pinnalt tulnud kui südamest, aga lubades oma partneril, oma kallimal ka rohkem lõõgastuda, mitte survestada, et nüüd peab juba see koht valmis olema, siis see lõdvestuse kogemus alati kiirendab. Lõdvestuse kogemus alati kiirendab ja toob uued võimsad algused. Et Sauade äss ütleb siin väga selgelt, et igasugune
muutus saab alguse alati sellest, et inimene saab kontakti enda tunnetusega. Ehk siis selline närvisüsteemi reguleerimine läbi puhkuse, läbi sügava hingamise, läbi mediteerimise. See äratab kundaliini ja see aitab tõusta, ükskõik kust keegi asunud on, mitte keegi ei jää siin planeedil samasse seisundisse, kus nad on olnud. Kõik me oleme muutumises, kõik oleme liikumises ja kõik on jumaliku korra aluselt juhatatud. See, et sina oled tõusnud enda kõrgemasse olemusse, aitab sul võimaluse näha ka seda, kui paljud inimesed seda veel teinud ei ole. Ja võib-olla see, mida sinu järgmine eluetapp kutsubki sind looma, midagi sellist, mis aitab teistel ära tunda nende jumaliku algessentsi. Ma usun, et meie kõikide sees on kuninglik valgus, tõesti jumalik algessents ja me kõik oleme kutsutud sellesse essentsi äratundmisesse tulema. Selleks on võimalik luua siis erinevaid keskkondi või toetavaid abivahendeid või abitööriistu nii mentaalse tasandi, emotsionaalse tasandi kui ka füüsilise tasandi toetamiseks. Ja see, et sa valid tulla universumi teenistusse, toob ka sulle kõik selle varanduse, mida sa oled tahtnud nii vaimsel tasandil kui ka maisel tasandil. Nii et selline vaikne samm-sammult edasi liikumine ja tähelepanu pööramine, kuidas ma ise ennast saan aidata ja kuidas ma teisi saan toetada, toob sulle õitsengu ja teie partnerlusele ka. Et see, kuhu me ei pea minema oma teadvuses, on enda võrdlemine teistega, et kui kaugele teised on samas teemas jõudnud või nagu selline vaatamine, et nii palju on juba inimesi, kes sellise asjaga tegelevad. Aga see, kuidas sina neid asju korraldad ja kuidas sina maailma näed, seda ju ei ole liiga palju, et see, mida sa oled pidanud, ehk on liiga palju, siis tead, seda sinu panustust ju ei ole absoluutselt kellelgi teisel võimalik siia tuua kui ainult sinul. Et see, mida elu palub sul näha, et sul on tohutu potentsiaal ja sa saad praegusel eluetapil nüüd ja praegu hakata külvama neid seemneid, mille vilju sa pärast noppida tahad, sest kõik, mida sa teed, seda kõike hakkab maailm sulle peegeldama, et see, missugune on sinu sisemaailm, seda hakkab peegeldama ka väline maailm, et siin on väga hea tulla sellisesse enda seest teadvel olekusse, et praegu ma külvan seemneid, ma ei oota vilju 2 sekundi pärast, iga asi võtab kasvamiseks aega, ma alustan praegu samm-sammult ja see, kuhu ma soovin välja jõuda, seda ma võin vaadata läbi oma unistamise, et kus ma soovin olla tulevikus, kellena, mis energias, mis tundega ma soovin elada, missugune on mu entusiasmi level, missugune on mu rõõmu tasand. Et kõik selline tuleviku vaatamine mõõdukal määral toob sulle suurema tugevuse, sest nii kui sa keskendud õigele potentsiaalile, mis on sinu hingega kooskõlas, tuleb sinusse ka energiavoog ja tuleb juhatus ja tuleb selgus ja kõik hakkab voolama läbi märkide, läbi juhatuste, läbi sisetunnetuse, läbi inspiratsiooni. Nii et hingame sisse inspiratsiooni ja lubame endal tunda tugevat maandust ja esiteks istutame iseennast siia ja praegusesse hetke. Ja selles hetkes siin on lõpmatu potentsiaal sinu jaoks täielikult avanenud ja õnn ei ole mitte lihtsalt mingi kogemus, mis me saame, vaid õnn on meie tõeline olemus. Ja mida rohkem me oleme siin ja praegu ja kohal enda tõelises olemuses, seda kiiremini hakkavad õnne ja edu kogemused ka elus lahti rulluma. Kõik need kohad, kus on tundunud, et ma mõtlen üle ja ma hakkan minema kuskile, ei tea kuhu oma mõtetega. Kõik need kogemused on võimalik läbi kohalolu praktika ümber transformeerida enese kaastundeks, halastuseks, soojuseks, pehmuseks. Meil on
elu poolt kutse, olla enda sisemisele lapsele, enda sisemiseks emaks ja isaks ja vaadelda, et kui ma tulen tõesti südamesse, enda kesksesse energiasse, siis selles kohalolus on niivõrd võimas hea tunne. Ja see hea tunne ei pea minust kunagi lahkuma, ka isegi mitte rasketel öötundidel. Kõik need raskuse kohad me saame tasakaalustada läbi enda teadvel oleku. Minu jaoks laheneb kõik alati suurepäraselt. Algallikas läbi minu suunab ja juhatab mind. Elades enda tões, kannab tõde mind läbi elu oma kätel. Kõik saab minna veel palju paremini, kui olen lootnud või arvanud. Ja see, mida mul on tarvis hoida, mille eest hoolitseda, olen mina ise esiteks number 1. Osates hoida ennast, oskan ma ka teistele pakkuda vajalikku hoolitsust ja tähelepanu ja hoolitsedes enda kohalolu praktika oskuse eest järjepidevalt seda kasutades avaneb minu jumalik kanaldamise võime. Ma suudan kanaldada õiget infot õigel hetkel, õiges kohas, õiges annuses, õigete sõnadega, sest et algallikas annab need mulle iseeneslikult, sest et Jumal läbi minu soovib luua imesid ja küllust kõikide eludesse. Ja seega ma olen igas hetkes juhatatud, samm-sammult on mulle kõik antud. Kõik hea, mis on mulle antud, kõike ma võin maailmaga jagada, aga ma mäletan, et esiteks jagan kõike head alati iseendaga, sest et karikate kuninganna tuletab meile meelde, et hoolitsedes enda eest parimal moel ja hoides ennast halastuse, õrnuse, leebuse, heasoovlikkuse tasandil, ennast kiites ja tunnustades kõige selle hea eest, mis on olnud, siis see kõik hea hakkab veelgi võimenduma. Nii et mis oleks, kui sa täna võtad näiteks päeviku ja kirjutad üles, mille üle sa oled enda puhul eriti tänulik või eriti uhke, mis su elus on toimunud, kus sa oled välja tulnud, mis sinuga on toimunud. Õnnistused sulle, kullake!